Mul on üks küsimus, mida ma tahtsin küsida. Väga, mul on lootus, et kõik selle nüüd, ma loodan, et sa ütled, et see on niimoodi. Minu ema mulle kunagi ütles, kui ma noorem olin. Nii. Ja ma olen kuulnud, et teised inimesed on ka seda öelnud, et need inimesed, kellel on aknele kalduv nahk ja kes sellega tegelevad, sa tead, mis siit tuleb? Ja. Et nendel inimestel tuleb vähem kortse. Ja. Palun ütle, et see on tõsi. Tere, armas sõber. Mina olen Anette. Täna tervitan sind koos armsa Laine Lihtmaaga, kes on siis esteetilise meditsiini õde ja kosmeetik. Tere tulemast. Just. Aitäh kutsumast esiteks. Mul on väga suur au siin olla, muideks. Minul on au, et sa tulid siia. Ja. Lainega me kohtusime tegelikult läbi Confido koostöö. Ehk siis Laine on minu nahaingel. Ma mõtlesin sulle asja välja, sa oled minu nahaingel. Nüüd ma hakkan iga kord niimoodi sind tutvustama, kui ma tulen kabinetti. Ja praegu 100% olen ma ennast usaldanud sinu kätte. Igati pidi. Tubli. See on väga tähtis osa. Kuidas sa ise ennast tutvustaksid? Võib-olla sa tahad ise midagi lisada? No ütleme nii, et minu võib-olla fookus, sa juba rääkisid, ma olen esteetilise meditsiini õde ja põhiline, millega ma võib-olla tegelen, ongi nahatervis ja mind täiega huvitab just naiste tervis, naiste hormoonid ja selline aspekt sellest, et kuidas kõik on omavahel seotud, et asi ei ole alati niimoodi, et must ja valge. Et nagu naiste puhul ongi, siis on suht värviline see kaart. Ehk siis, et kuidas vaadata inimest kui tervikut ja kuidas vaadata naist kui tervikut, mitte ainult võib-olla, et kui on see naha esteetilise meditsiini õde, et ei ole siin ainult mingi kreem või ainult hape, et kuidas teha sellest niimoodi üks tervik. Mis need põhiasjad on, millega sa seal kabinetis tegeled? No ütleme nii, et minu võib-olla see fookus on nagu nahateemad, pluss nagu mind väga ennast isiklikult huvitab just nagu naiste tervis ja naiste hormoonid ja selline aspekt, kuna see, ma olen ka naine, mul on ka hormoonid ja samamoodi, kuna see kõik nii-öelda, miks ma seda teen üldse, miks ma võib-olla töötan selle nahaga, miks ma ravin mingisuguseid erinevaid nahahaigusi, ongi sellepärast, et mul oli ka endal need mured, vaata. Et samamoodi hormoonid läksid klappesse ja endale tekkis ka akna ja siis sellega pidi ju kuidagi tegelema hakkama ja pidi infot koguma ja kuna ma seda infot ikkagi kogusin, ütleme nii, et aasta aega järjest vist iga päev non-stop mitu tundi siis on nagu patt mitte seda inimestega jagada, sest et kui see pluss nagu vist on näha, siis ma nagu ikkagi olen mingi lahendus endale ju leidnud, on ju. Ja ma näen seda, sest et su nahk peegeldab mulle vastu. Ma näen seda, et sa oled lahenduse leidnud ja mis iganes valdkonnaga inimene tegeleb, aga kui ta on jõudnud sinna enda mingi probleemi pärast, siis nagu see ei saa olla halb asi, vaata. Et kui sa oled mingi enda asja ära lahendanud ja siis tegeled teiste inimestega edasi, siis see on üldjuhul alati ülihea asi. Nii et akne teema. Ja täna sul ei ole aknet, ma näen. Ja, no ütleme nii, et akne otseselt ära ei kao sul võib-olla niimoodi alatiseks, et kui sa oled ikka see aknele kalduv, siis võib ikka sul uuesti mingi hetk välja lüüa. Aga praegu ongi niimoodi, et oskan lihtsalt õigete meetoditega seda kontrolli all hoida. Aga äkki sa nagu avad korra seda tausta, et mis siis juhtus või nagu kas see oli sul pikaajaline, kas see tekkis sul või mis siis tegelikult juhtus selle nahaga? Ja, no ütleme nii, et kui ma olin teismeline, siis ma otseselt nagu mingit sellist päris nagu aknet ei olnud, et pigem lihtsalt mõned punid, mingid kometoonid vaata kuskil, siuke normaalne on ju. Aga jah, ütleme nii, põhiprobleem tekkiski siis, kui ma ikkagist siis oma 20-ndate alguses tulin beebipillide pealt maha ja siis võttis siuke mõned kuud võttis võib-olla aega ja siis kuskil, ütleme nii 4 kuud äkki peale seda umbes. Siis ikka juba hakkas nagu tekkima siia ja sinna midagi on ju, et alguses lihtsalt
läks see nahk hästi siukseks õliseks ja tekstuur on ju ja siuksed probleemid, aga noh, siis lõpuks ikkagi sinna tulid bakterid ja muud mingid seenelised ja paljunesid seal kõik ja ütleme nii, et hästi kiiresti toimus see niimoodi, et sa nagu ise ka ei saa aru, et sa vaatad nagu reaalselt niimoodi, et päeva kaupa mingi 15 päeva hiljem on lihtsalt nagu reaalselt 0-100 nagu. See progresseerub nii kiiresti, kui sa ei oska tegeleda. Ma lihtsalt, ma olin nii veendunud, et see läheb ise korda. Või nagu, et mul pole kunagi olnud, et mis see üldse tähendab, et mis mõttes nüüd, ma olen mingi 22 oli, mis asja vaata, on ju. Aga siis oligi nii, et no ikka läks nagu aina hullemaks ja hullemaks, on ju. Ja siis ma sain aru, et okei, Pekki, ma vist pean ikka nagu päriselt midagi ette võtma ka, et nagu tegema korralikult researchi, otsima abi, vaatama, ma ei tea, alguses ikka mõtlesin, et dermatoloogide juurde ikkagist läksin, et ja otsisin ka oma vanematelt abi, sest nad on ka meditsiinilise taustaga. Ning lihtsalt ise ka üritasin nagu nii palju infot omata materjali kui võimalik, kuna ma ka õppisin õeks tol ajal, siis on ju, siis mul oli võib-olla natuke see eelis, et esiteks sa tead väga meditsiinitermineid ja sul on rohkem ligipääs erinevatele siis nii-öelda kuidas on nimetad neid isegi, kliinilistele artiklitele ja niimoodi vaata. Et siis hakkasin õppima. Mul on üks küsimus, mida ma ei tea, mul ei tule praegu meelde, kas ma olen sinult küsinud, kas sa tegid mingi ravimikuuri ka läbi või? Jaa. Sa tegid Rokutaani? Just, aga ütleme, et võib-olla see on ainult üks nendest ravimikuuridest ja see on seal täitsa lõpus, on ju. Et enne ma proovisin nagu kõike. Sa mõtled kõike nagu meditsiinilist, mingid kreeme ja asju või nagu sa mõtled mingid toidud, hooldused? Mõlemad kõike. Ütleme nii, et sest et tehniliselt kui mul nüüd see läks hulluks, on ju, ja ma nägin palju vaeva, siis alguses mulle pakuti seda Rokutaanit mitu korda. Ma käisin dermatoloogides ju suht nagu kohe alguses ja ma ütlesin ära sellele, sest et ma ei tahtnud. Kuna need kõrvalmõjud on päris nagu hullud, tean. Siis ma olin mingi, et no ma ei tea, kas ma tahan oma keha rikkuda niimoodi, et ma tundsin, et ma saan nagu ikka ise ka sellega või nagu tulen toime. Siis ma hakkasin väga palju muutma oma toitumist selles suhtes kardinaalselt ikkagist, et mitmekülgsus ja lihtsalt siuke rohkem tervislik nagu suunitlus ja nii edasi. Siis samamoodi kõik siis, mis puudutab mingeid kreeme, puhastustooteid, vahendeid, et uurida, millised üldse sobivad teatud nahatüübile, mida nad teevad, kuidas täpsemalt, kui kaua tuleb peal hoida, aga kuidas need asjad kõik sobivad nüüd minu nahale, sest iga nahk on ju erinev, sa võid lugeda sealt netist, et talle sobis, proovid endale kaput, ei sobi, Mitte midagi. Et seda toimus nagu päris palju, sellist nagu trial and errorit. Kaua see sul, ma ütlen, ajaliselt nagu aega võttis, et sa jõudsid nagu sealt sellest hullust faasist nagu, kas nüüd päris selliseks, milline sa praegu oled või nagu, et oli juba nagu päris hea? Aasta aega. Aasta aega ikkagi päris pikalt. Läks siukest stabiilset ikkagist nagu tööd ja et siis ma sain nagu veel ilma Rokutaaneta, sain selle nagu päris korda. Et sa tegid Rokutaani nagu lõpus? Just. Okay. See oli nagu mu selle viimane variant nagu, et selles suhtes, sest et ma enne tahtsin nagu kõik asjad enne läbi proovida ja väga palju ka aitas. Ja võimalik, et kui mul oleks ikkagist veel rohkem teadmisi olnud, mis mul nüüd praegu, siis ma võib-olla ei oleks kunagi pidanud selle Rokutaani peale minema. Sest et ma läksin ka selle peale põhimõttega, et ma teadsin, et see ei ole lahendus, see on ajutine ja selles suhtes, kui minu see nii-öelda root cause tuleb ikkagist mu hormoonidest ja mujalt, siis see mu hormoone korda ju ei tee, vaat, et probleem tuleb tagasi, kui me ei tegele selle asjaga, mis päriselt seda tekitab. Just, võib-olla lihtsalt kuulajatele ka, et kuna mina olen Rokutaani, ma ei tea, kas ma ütlesin sulle 2 korda läbi teinud, 2 korda ja mu nahk ei ole korras nagu. Kuidas sul läheb? On sul kõik korras? Ei, ma elan nagu reaalselt, aga see Rokutaan on nagu... See ei ole mingi äge asi ja tegelikult ma ise käisin seda seal dermatoloogi juures, ma ei tea nalja, nagu nõudmas. Sest et kuna minu akne ei ole olnud nagu
tugevalt põletikuline, võib-olla tead, et ta oleks nagu mingi mega hull, et ta on mul kogu aeg nagu vindunud siin-seal ja nad ei tahtnud mulle tegelikult seda kirjutada, kui nad ütlesid, et see pole nii hull, on ju. Siis ma seda seal nõudsin, siis mul oli pool aastat okei ja see tuli tagasi. Ehk siis, et see on see tegelikult ei, ja ma tegin 2 korda veel, et ma ikkagi nagu lootsin, et äkki läheb ära, aga tegelikult ju ei läinud, on ju. No suurem osa, ma ütleks, et võib-olla meestel see ravi tavaliselt nagu on parema selle lõpplahendusega, vaata. Mis on siis see nagu, et kuna naistel on see pigem hormonaalne sellepärast või? Ja no meestel ka ikkagist hormonaalne selles suhtes. Aga räägi korra sellest, ma mõtlen sellest toidu osast, sest et kõik muu ma võin teha. Ma räägin täiesti ausalt. Nagu kõik muu, nagu käia hoolduses, jah, palun, ma võin käia 2 korda nädalas, mul ei ole vahet, no võin tulla pikali, visata pikali, nagu häda pärast ma võin mingit rohtu võtta, ma lähen ostan need vitamiinid, ma võin neid teste käia tegemas, on ju. Aga nüüd on see toidu osa ja miks on niimoodi, et öeldakse, et head asjad, et ma pean need välja lõikama. Nii, mis need head asjad on? Palun alustame. Kofeiin, super mu lemmik, nagu kohvipaus, parim asi üldse. Vein, no ütleme üldises mõistes alkohol on ju, aga väike klaas veini reede õhtul õhtusöögi kõrval või 2 on ju nii tore, no. Mis veel on meil siis? Kõik mõnusad, magusad asjad, nagu kellel ei meeldiks, nagu ma ükskord tegin sulle hästi nalja ka, et nagu minu see must kohv ja KitKati šokolaad oleme väga kurvad praegult, et see vist ei ole nagu päris see nahasõbralik. Mul oli mingi mega hea tervislik hommikusöök, vaat said mingi oih. ja ma ei tea ka muidugi, kas tegelikult ma olen mõelnud, et mina näiteks ei söö hommikuti hommikusööki. Pahandus jah, ütled mulle, et vahepeal ma jõuan sööma, ma ei tea, mingi kell 2 päeval. Aga ma tunnen ennast siis paremini, sest kui ma hommikul söön, siis ma tunnen, et ma jõuan nagu tööle, siis ma olen väsinud, vaata, ma ei saa, mu mõte ei tööta. Aga naha mõttes see vist ei ole tegelikult väga hea, on ju. Ja no see hormoonide mõttes. Jah, et see tegelikult see kõikumine ei ole hea, kuna kohvi ma joon ikka hommikul, on ju. Ja, veel urem. Ja. No ütleme nii, et kui me juba sellest räägime, siis vaata see nagu kunagi oli üldse kogu aeg jutt, et noh, see, mis sa sööd, mingi näiteks piimatooted, gluteen või mis iganes magusad on ju, et see on müüt, vaata, on ju. Et tahaks küsida siin võib-olla teiste arstide ja inimeste käest, et nagu, et kuidas see võimalik on, et terve keha meil omavahel ju seotud. Niidid jooksevad meil nii-öelda igalt poolt läbi, on ju. See, kuidas me toitume, noh, mõjutab seda näiteks, kuidas meie hormoone nagu produktseeritakse siis nii-öelda, on ju. See mõjutab seda põletiku taset meie kehas, on ju. See mõjutab meie und, meie nagu stressi tegelikult, on ju. Kõik, kas sa saad piisavalt mingid toitained ja vitamiinid kätte, on ju. Muidugi see mõjutab su nahka ka, sest et su nahk on seotud sinu kõhuga, sinu kõhu mikroflooraga, noh, et mitmekülgsus on oluline, on ju. Ja samamoodi su hormoonidele on see ju ülimalt vajalik, et sul oleks nagu ikkagist nii-öelda tervislikum, võib-olla nii-öelda tervislik toit, ütleme nii 80% ajast, et sa siin mainisidki vaata, et noh, et šokolaad, vein, et vahepeal tahaks eluga nautida ja sul on täiesti õigus, sa võidki seda kogu tegelikult nautida. Ja, et lihtsalt kuulatel ka, et ma ikkagi nagu ei joo veini iga õhtu. Ja ei toitu ainult nagu, veinist, šokolaadist ja kohvist. See päris nii ei ole, aga lihtsalt nagu mulle ikkagi meeldib, et mitte jätta vale aru saama, et treenerid on nagu kodus ülikorralikud, ei ole alati korralikud nagu, et see mingi elunautimise aspekt on, aga ilmselt see ongi see 80-20, et leia see tasakaal vaata on ja, et kui kõik muu on okei, siis midagi see paar pokaali seal reede õhtul nagu see ilmselgelt ei tekita sulle suurt nagu aknet on ja. Ja see on ülimalt tähtis ka, et sul oleks see tasakaal, sest et kui sa nüüd, no kui ma ütlen sulle nüüd, Anette, mitte ühtegi klaasi veini enam, mitte kunagi see šokolaad ei saa, on ju kohvi, unusta üldse ära. Siis ma olen väga stressi, siis mul on niikuinii akne. No täpselt, siis sul on stress, siis su kortisooli tase tõuseb ja söö lükkab sul samamoodi kehani stress, et sa ei tooda normaalselt
või normaalses koguses või terveid hormoone. Et selles suhtes stressitaseme nii-öelda see manageerimine on väga oluline. Et muidugi tuleb valida, et tõesti, et see šokolaad ei tule sul nagu iga õhtu vaata ja suures koguses on ju. Aga see, et sa mingi seal korra nädalas võtad, eriti lihtsalt sa pead vaatama, et enne sa sööd midagi. Et nagu näiteks ongi see enne kohvi joomist. Sa ei saa seda, sa ei tohiks seda päris nagu tühjale kõhule nüüd juua. Et hea oleks, kui sul oleks vähemalt mingigi proteiin ja tervislik rasv vaata seal all. Et pluss kohvi on ka happeline, nagu sa tead, on ju. Et siis see lükkab ka sulle selle suure kortisoli spaigi ja ka veresuhkru siis nii-öelda selle spaigi on ju. Ja see omakorda tekitab põletikku, mis omakorda siis tuleb su nahal peegeldab välja lõpuks. Et need on kõik asjad omavahel nagu siuke intertwined vaata ja et ei ole ühtset nagu lihtsat vastust. Ja ei ole ainult seda, et ja nagu näiteks Roacutanega, et umbes, et siin on ühed tabletid ja see ongi lahendus kõigile, et siukest asja ei ole, et iga inimene on erinev. Ja nad vajavad nagu personaalset lähenemist vaata. Sellepärast mulle meeldib sinu juures käia ka, sest et nagu nende 5 aasta jooksul või ma ei tea, kui kaua ma sellega tegelenud juba olen, võib-olla isegi kauem. Ma olen käinud, ma ei tea, dermatoloogide juures, erinevate kosmeetikute juures, erinevates salongides, lihtsalt perearsti juures ja ma ütlen, ma ei mäleta, kas see oli äkki mingi pool aastat tagasi või suht natukene enne seda võib-olla aasta, kui me alustasime seal Confidos, mitte väga palju ennem selles suhtes, nagu mingi võib-olla pool aastat tagasi. Ma käisin perearsti juures, et äkki ta nagu suudab mind uuesti kuskile suunata, on ju. Ja siis ma istun sinna kabineti maha, olen nagu, et mul on sellised probleemid ja siis ma loen talle ette. Mul on valulik menstruatsioon, mul on probleemid näonahaga, mul on probleemid, sel hetkel mul olid ka mingid seedimise probleemid ja see inimene, kes on õppinud Tartu Ülikoolis, ütleb mulle, et meil on siin 3 probleemi. Siis ma nagu istun seal ja olen nagu, et ma ütlesin talle ka, et mulle tundub, et meil on siin 1 probleem, mis nagu väljendub erinevates kohtades, et midagi on mul nagu segamini. Ei, me peame siin kõigega eraldi tegelema. Ma ütlen, et okei, on ju, et millega me siis tegeleme. Võib-olla kõigepealt nahale me paneksime lihtsalt siis mingisuguse hormonaalse vahendi peale. Ja siis ma tõusin sealt kabinetist püstonin mingi, et võib-olla ma lihtsalt olen okei sellega, mis mul on. Ja niimoodi on nagu aastast aastasse olnud ja nagu ei saa abi kuskilt, mitte kuskilt. Ja ma olen kulutanud selle peale raha. Ja see võtab väga palju raha. See võtab väga palju raha ja ma mõtlen, kui palju on noori naisi, on ju, teismelisi tüdrukuid. Tasuta sa ei saa peaaegu midagi ju. Et sa ei saa isegi raha eest seda abi, mis me siis sellest nagu veel räägime. Ja ma olen nii palju olnud selles olukorras. Ma ütlen, täna nagu esimest korda ma tunnen, et mul on 1 inimene, 1 nagu kliinik, kus ma käin, on ju. Ma ei käi mingite suvaliste kosmeetikute juures, ma käin seal, sa ütled mulle, et me teeme seda ja nii kaua kui sa seda mulle ütled, nii kaua me teeme. On ju, pluss see, et sa oled mul teinud selle koduhoolduse ülevaatanud, et ma ei pea nagu mõtlema mitme koha pealt. Sa isegi ütlesid mulle, mis vitamiinid ma apteegist ostaksin või nagu, et mida ma peaksin vältima, on ju, ma ei tea, toidus, et nagu 1 inimene ütleb mulle kõik ära, sest et kõik soovitavad midagi, nagu kõik inimesed. Inimestel on väga erinev arvamus ka, vaata. Et no ma olen ise ka nii palju käinud ka nende kabinetide vahelt ja nagu suuremas asju oli ka kohe, et aga et ma tulin pillide pealt maha, mul on need ja need probleemid, tehakse mingi, ma lasin nagu hormoone endal testida, öeldakse normi piires, ma mingi, no kust otsast need normi piires on, vaata, ma pandagi väga. Esiteks, kas te näete mu nägu? Teiseks, mul ikka ka mingi valulik, menstruatsioon, mingi rindade tundlikkus on ju, siis üldse mingi tujude kõikumised ja sellised, mis kaasavad nagu enne päevi ja kõik sellised on ju. Need on kõik tegelikult viitavad ikkagist hormonaalsele nagu tasakaalutusele, mitte sellele, et kõik on normis, kõik on normi piires. Ja siis sulle öeldakse, et see on normaalne. PMS on okei. Aga beebipillide peale tahad tagasi minna, siis ma ei nagu mingi täiesti lõpp. No, esiteks beebipillidel olemine on ka see, et
minu vähemalt tundsin ennast nagu täitsa teine inimene veits. Nagu oleks 24/7 rase vaata või midagi sellist, siis ta annab vaata veits siukse efekti välja vaata, on ju. Ja siuke tunne, et kui oled kogu aeg siuke puhitunud ja vett täis ja nagu siis mul diagnoositi ka mingi, et mul on ärritussoole sündroom. Tegelikult olid lihtsalt pildud või maha oli ärritussoole sündroom kadunud, noh. Et selles suhtes, et jaa. Issand. Mulle väga näiteks, kuna sul on ema või isa, kumb oli sul Hiina meditsiiniga seotud? Mõlemad, okei, selge. Ma käisin esimest korda Palil ühe Hiina meditsiini nagu spetsialisti juures. Ja siis nagu see, kuidas ta, nagu nad lähenevad seal, sa istud sinna maha ja ta vestleb sinuga, ta küsib täpselt nagu iga su mingi, ma ei tea, kuidas sul on nagu seedimisega kõik detailselt, ta küsib nagu, kuidas on sul päevadega, siis ta on nagu aja keel suust välja, näita keelt, ja siis ta on nagu, et ta näiteks oma keelt oled vaatanud või, et su keel ütleb, et midagi on nagu väga valesti, vaata. Ja siis mul oli nagu, et okei, vau, nagu, et okei, ma saan aru, see on alternatiivne meditsiin, on ja. Aga nii lihtsad asjad, nagu me räägime sellest, et millised on su päevad, ma ei tea, kuidas sa tualetis käid, aga see ütleb tegelikult juba kõik ära, on ja. Ja, väga palju ütleb juba. Väga palju on ja, et sina said mingil määral või vähemalt toetasid oma seda ravi ju ka selle Hiina meditsiiniga, on ja. Ja ma tahtsin ka sinna jõuda, et üldises mõttes ka, et mul ei ole nagu mingisugust, kuidas ma ütlen, viha lääne meditsiini vastu, et vastupidi, kõik see lääne ja ida meditsiin peaks käima käsi käes. Täiendama üksteist, on ja. Et ma ei saa aru, miks inimesed lähevad nagu ekstreemsustesse, et mõlemad on ülivajalikud ja selle Hiina meditsiini osas ma saingi abi, kuna mu vanemad tegelevad sellega. Ja ma tegin siis seda nõelravi ehk siis akupunktuuri just seda hormoonide nagu tasakaalustamise jaoks ja üldse, et stressi leevendada. Ja niimoodi, et seal on nii, et mustmiljon asju, mida sa saad tegelikult nagu, millele sa saad nagu suunitleda seda, on ju. Aga minu põhifookus oli need hormoonid. See on samamoodi selline asi, et see ei ole nii, et sa käid ühe korra ja siis oled mingi, seal on kuuri teema, neil on vist see kuuri teema, et mingi, kas see on mingi 6 korda või nad vist ise sätivad vastavalt inimesele. Ma käisin ikka vähemalt nagu, ma just see 6 on mingi miinimum, ma olen aru saanud. Ma käisin ikka, ma arvan, et üle 6 aja jutti, niimoodi, et ma käisin nagu 4-5 korda nädalas. Hästi intensiivselt. Ja. Et nagu selles suhtes, et ma tean, et saab ka nagu vähemaste vahedega, on ju. Aga, ja ma tegin ka niimoodi, et tegin näiteks mingisuguse pikema kuuri ära, nii kaua, kuni ma jaksasin käia seal, on ju, kogu aeg mingi töö ja muud asjade kõrvalt, on ju. Siis ma tegin korra väikse pausi ja siis nagu uuesti. Et selles suhtes ta aitas väga palju, sest et sa nagu reaalselt tunned, et okei, mu nagu päevad nagu käivad regulaarselt, on ju, need ei ole nii valulikud enam, on ju. Nahk hakkab ka nagu paremaks minema, et tegelikult ma nägin, et aitas päris palju nagu. Okei, see on mu nüüd järgmine lisa, see silt, mida sa kunagi mulle kirjutasid oma ema või isa kontaktis ja mul kuskil koti põhjas. Et kui me ära salvestame, siis mul on seda numbrit uuesti vaja, see on see lisa, mida mul on vaja juurde. Tead, mis ma täna tahtsin puudutada veel, mis on minu meelest ülioluline teema? Et kui sina olid nagu selles võitluses aknega, on ju, neid nahaprobleeme on väga erinevaid, on ju, et need akne ja seal on igasugused muid asju veel, mis saab olla, on ju. Et kuidas sa nagu said hakkama oma vaimse tervisega? Või nagu see ilmselgelt ju mõjutab. Kui sul on raskem periood, siis seda enam see mõjutab. Sa lähed, ma ei tea, peegli ette ja vaatad ennast ja oled nagu, et okei, et nagu ma olen selline, vaata. Või et mul oli kusjuures 2 nädalat tagasi selline huvitav olukord, kus mul hästi kallis klient tuli tundi. Mul oli Pilatese grupi tund ja siis ta ütles mulle, et ta on hästi pikaajaline klient. Ütles, et ta on ette, et ma lähen täna tagumisse ritta, et ma ei tunne ennast üldse täna hästi nagu, ja ma vaatasin peeglisse, et ma nagu ei tunne üldse, et ma näen hea välja.
ja siis sel hetkel ma nagu mõtlesin, et okei, et nagu mul ei ole seda valikut, vaata. Et ma ei tunne ka ennast hästi, aga nagu ma pean nagu minema, on ju, ma pean selle kuidagi nagu alla suruma, olema sellega okei. Et ei saa lihtsalt tervet elu jätta seisma, vaata. Just ongi see, et ma ei saa koju jääda, on ju, et ma ilmselt ei hakka isegi küsima, kas sul oli vaimselt raske, sest et nagu see ongi vaimselt raske, on ju. Aga kuidas sa sellega hakkama said või kas sul oli mingit tööriistu? Ja, no ütleme nii, et kui ma nüüd ausalt ütlen, siis iga hommik märkasin üles ja ma läksin peegli ette ja vaatasin, mitu nüüd uut punni mul tekkinud on, on ju. Iga kord see oli suht suur ahastus. Tead, ma ausalt ütles, ma nutsin päris vähe selle üle. See tekkis alles see siuke, kui ütleme nii, vaata, mul läks kuskil aasta aega, vaata, kui alguses, et nagu enam kord saada suvest suht suveni, on ju. Aga kui need esimesed soojad ilmad tulid ja sa lähed randa, on ju, siis ma ei mingi, fuck. Sa ei pane meiki ju, noh. Ja siis ma olin küll nagu mingi, et võib no. Et kaua võib, et üli ketta jääb, sest et sa näed nagu siga haigelt vaeva, vaata. Ja ikka siin, läheb vaatad peeglisse ja vaatab nagu asi otsa, mis sulle tegelikult nagu ei meeldi siis, on ju. Ja. Aga ütleme nii, et mis mind võib-olla väga palju aitas võib-olla just see vaimse poole pealt, et kui me ei räägi nüüd mingitest toodetest ja muudest asjadest, on ju, siis need inimesed, kes mu ümber olid, et nagu see on ülisuur aspekt, ma arvan, ka see, et kui sa tahad nagu oma hormoone ja oma nahka ja kõik korda saada, see ongi naljaks, et see võib-olla tundub naljaks, et nagu kui ma ütlen, et tahad oma aknast lahti saada, et siis nagu lõika välja toksilised inimesed, vaata, on ju, vaata, kelle sa endale kõrvale nii-öelda valid oma kas elus, kes su partner on või mis iganes, on ju, või lihtsalt sinu mingid parimad sõbrad, mis iganes, võib olla isegi pereliikmed, on ju, et vaata, keda sa pead oma ellu nii-öelda, kelle sa pead välja lõikama ja keda sa võiksid nagu oma ellu jätta. Et minu näiteks elukaaslane oli väga suur nagu toetaja, et ütles mingi väga armsa lause ka, et ega ma ju ei vaata nagu su nahka, ma ju vaatan ainult sind, on ju. Ja siis see oli küll see, et mul tuleb pisar kohe. Jaa, sama, ma ei usu sind, aga aitäh. Et ja nii haige on nagu, et selles suhtes raske on tagasi mõelda ja kui ma nagu viin ennast tagasi sinna momenti, siis ikka nagu see oli küll suht nagu reits. Aga ei hakanud. Ei hakka, sest et sul on ikkagi väga ilus nahk. Pluss tänu sellele, et sul see oli, sa oled tänu siin minuga. Mõtle, kui sul poleks aknet olnud. Ma võib-olla ei tunnekski sind. Ma oleks ikka veel pirstööl. Jah, võib juhtuda küll niimoodi, et oleksid. Ma olen suht veendunud, et aga selles suhtes, et kes võib-olla kuulavad, kellel on nagu sarnased teemad, siis viimasel ajal, kui ma olen selle akne teemaga nagu tegelenud, kuna see on sotsiaalmeedias ka nii palju mul läbi käinud, siis mul tulevad inimesed, nagu mul on helistanud inimesed ja öelnud, et Anette, et ma ei ole küll kunagi tähele pannud, et sul nahal midagi viga oleks. Ja sel hetkel ma sain aru, kui ma olen seda kuulnud, see on see, kuidas mina ennast peeglist näen. Versus see, kui ma tulen saali ette ja kuidas tegelikult inimesed mind vaatavad. Nad ei otsi mu punne, vaata. No ilmselgelt ma kuidagi katan neid ka või teen, on ju, et ma ei käi siin nagu, kui on ikkagi olukord väga hull nüüd niimoodi, et vaadake kõik, on ju. Aga nad tulevad, sest et nagu nad tahavad mu trenni tulla mingil põhjusel, see on neile inspireeriv, mis ma teen. Ja nad ei vaata mind üldse niimoodi nagu mina ennast. Ma tean seda muidugi, ma olen neid raamatuid lugenud. Igasuguseid. Mis raamatuid? No mingeid eneseabiraamatuid. Aga tundub, et mul läheb see meelest ära, nagu, mis puutub mu ennast. Ja seda on viimastel nädalatel nii mitu korda olnud, et Anette, et nagu ma ei ole kunagi tähele pannud, et su nahal midagi viga oleks. Ja nii palju inimesi, kes on jäänud peale trenni nagu minuga, et Anette, mul on ka olnud ja ma lihtsalt ütlen,
et nagu, mis mind aitas, on ju, aga mitte siuke, et ma õpetan sind, vaid lihtsalt, et et või sa pead ikka midagi ette võtma või midagi. Ja see on nii tore olnud, et mul on nagu ülihea, tõesti ülihea meel selle üle ja ma tunnen, et see võib-olla isegi on mind enesekindlamaks teinud ja mul on hea meel, et inimesed on muga tulnud sellest rääkima ja mulle tulnud nagu ütlema, jagama kogemusi, see on väga-väga tore olnud. Sest see on vaata relatable ka, sest et ülipaljud nagu mis on mingi 90% peaaegu inimestest on mingi elu jooksul ätist korra mingi akna vaata, on ju. No see on päris suur protsent inimesi, on ju, ehk siis tegelikult paljud siis kogevad seda läbi, mõni siis nagu suuremas mastaabis, mõni väiksemas, on ju. Et tegelikult see, et sa kogu aeg ka võib-olla nagu ei, et sa oled praegu ka minu meelest selle kõik, mis sa teed, vaata see koostöö Confidoga ja kõik sa nagu oled hästi läbipaistev ja sa nagu räägidki, vaata, et ongi mure ja nii ongi, vaata, on ju. Et väga palju, nimina ongi seda peitmist, vaata, et sa nagu üritad varjata, vaata, on ju, et midagi ei ole ja ei lähegi uksest välja või mis iganes, on ju. Aga tegelikult on see, et et võiks pigem lihtsalt nagu olla lahkemad teineteise vastu, vaata, mõistvamad, sest et nagu suurem osa inimesi, kellel on aknaprobleem, nad ikkagi nagu üritavad ju sellega midagi teha, vaata, see ei ole see, et nad lihtsalt umbes niimoodi, on ju, üstuvad käed rüppes, et nagu see, et kui inimesel on probleem, et see ei lähe nagu talle näkku, et jõu, kuule. Ja, et miks kuule, oled tähele pannud, sul mingi vistrik siin või? Et nagu... Okei, see oleks päris hea, seda mul ei ole olnud õnneks. Ei, mul õnneks ei ole ka päris nii olnud, aga ütleme nii, et ma nagu kõrvalt nagu olen ka kuulnud ja vaadanud ja inimesed vaata mingi kommenteerivad vahel, siis ma olen nagu mingi, et nagu et mis su sees on, miks su enesehinnang endal nii madalam, et sa pead teist inimest nagu maha tegema, vaata. Mul on üks küsimus, mida ma tahtsin küsida. Väga, mul on lootus, et kõik selle nüüd, ma loodan, et sa ütled, et see on niimoodi. Minu ema mulle kunagi ütles, kui ma noorem olin. Nii. Ja ma olen kuulnud, et teised inimesed on ka seda öelnud, et need inimesed, kellel on aknel ja kalduv nahk, kes sellega tegelevad, sa tead, mis siit tuleb? Ja. Et nendel inimestel tuleb vähem kortse. Ja. Palun ütle, et see on tõsi. Ja, no ütleme nii, et räägitakse küll nii. Ja. Sest ma praegu ikkagi väga palju raha sinna vagama pannud, et kas ma siis pean vähem panema botoxile raha tulevikus, sest et praegu ma pole veel selles botoxi eas, aga võib-olla üks päev. No võib küll olla, jah. Kas seal on nagu mingi reaalselt seos sees või? Tead, issand, see on nii haige, ma just mingi eile rääksin kellegiga sellest, ma mingi, et ma peaks päriselt nagu researchi tegema selle kohta, et ma olen seda kuulnud nagu mitmed mingi dermatoloogilt, on ju. Aga mu enda loogika võib-olla ütleb seda, et esiteks võib-olla see õliproduktsioon ka vaata, on ju. Et su nahk ei ole nii kuiv. Ja just, et sest et ju see rasu ongi niisutamiseks mõeldud, on ju, et kui sa kuivad, siis sul kortsud kõik paremini välja paistavad välja, on ju. Võib-olla see suure poorilisus natukene võib-olla on siis äkki mingi häkk, siis jah, et äkki ei teki. Ma loodan, mu lootused on seal, vaata. Aga ma olen 50 ja näen välja nagu 30, palun. No ma arvan, et sinna läheb ikka muid aspekte ikka juurde, nagu sinu eluviis ja harjumused ja no sellega me siin niikuinii tegeleme, et nagu see peaks nüüd paremaks minema, ma loodan. Ma tahaksin, et sa... kuna ma tean, et see on ülikeeruline, aga kui meid nüüd täna kuulab mingisugune neiu või naisterahvas, kellel on akne probleem, aktiivne, kust kohast ta peaks alustama? Nagu millest ta peaks alustama? Me saame aru, et siin on 100 miljon tegurit, aga millest sina alustaksid? No ütleme nii, et kuule enda keha, sest et vahepeal sa tead ise natukene paremini võib-olla isegi kui mõni arst näiteks, et sa juba tunned, et okei, mul on, nagu sul oli näiteks, vaata, mul tunnen, et menstratsioonidega on mingi probleem, on ju, või mis iganes kõik need hormoonid, on ju, sa tunned neid sümptomid, okei, see on päris nagu, see annab kõige rohkem alarmi, siis ma alustan sealt, vaata, et kui sa tunned, et või näiteks ütleme nii, et kui sul näiteks on diagnoos näiteks mingi, ma ei tea, polütsüstilised munasarjad näiteks ja sa tead, et seal on see mingi insuliini resistentsusega see probleem, siis
siis alusta nagu toitumisest, vaata. Et sa tead, et sul on see hormonaalne viga, on ju, aga põhiliselt, mis seda aitab, on, et alustad juurest, et alustada võib-olla nendest kõige basic umatest asjadest. Sest et neid sa saad teha kodus ja tasuta, vaata. Et kui me räägime ka nendest inimestest, kellel pole raha minna ja maksta näiteks 100 € konsultatsiooni eest või protseduuri eest või mis iganes, alusta sellest, et vaata üle, mida sa võib-olla tõesti nagu sööd, on ju. Et võib-olla on tõesti nagu see, et lõikad selle hommikuse kohvi natuke muudad ära, on ju, või ei joo neid energiajooke või magusid jooke või ei söö friikaid iga päev, on ju. Noh, whatever, on ju. See on võib-olla see ABC, on ju. Siis kindlasti ma ütleks, et pöörduda nagu spetsialisti poole, sest et kui ma räägin sulle, et osta see kreem või see retseptiravi, mis iganes, mine inimese juurde, kes päriselt teab, mis asi on nagu nahamured, nahadiagnoosid, mis on akne, sest et sul võib-olla ei ole lihtsalt tavaline, ma ei tea, akne, on ju, sul on hormonaalne akne, bakteriaalne akne, sul on võib-olla seene üldse akne, on ju nii-öelda, see fungal acne, et seal on erinevaid variante, võib-olla sul on üldse, mul on tulnud ka inimesed, mul on akne, sul on ärrituskontaktdermatiit, mitte akne, vaata, et selles suhtes kõigepealt mine spetsialisti juurde ja vaata nagu mis lahenduse sealt leiad, ma saan aru, spetsialisti leida on raske, sellist, kes sind päriselt kuulaks ja kes ei ajaks mingit üldist juttu nagu igale teisele kliendile on. Ja, et näiteks, mul ka sõbranna läks näiteks dermatoloogi juurde, et ütles vääri viina näkku endale, et umbes osta poest laua viina ja vääri näkku. Et selles suhtes, et aga no vot. Me siit podcastist leiab häid spetsialiste. Ja, siit podcastist leiab. Kuule, see on õige koht, kus ära mainida, et midagi on sellest kasu ka, et ma seal Confidos käin teistel inimestele. Peale selle, et me räägime olulist juttu ja et ma jagan oma lugu, siis kui te lähete Confido esteetikakliinikusse, siis kasutage seda sooduskoodi Forma, sest et üks asi on see -10% selle teenustelt, see on ka väga tore ja väga vajalik, kui sa seal käia tahad, sest asjad on kallid, on ju head asjad nagu, aga tegelikult see kõige olulisem asi on ju see naha konsultatsioon, mis on täiesti tasuta meie selle Forma koodiga. Just. Ja see ongi see, kust alustada, sest ma läksin sinna konsultatsioonile, mitte nüüd küll Laine juurde, aga Triinu juures mina käisin ja ma olin seal konsultatsioonis tulles nagu nii inspireeritud, ma olin mingi, et vau, kui ägedad nagu töötajad siin on, nagu need inimesed on tõesti nagu spetsialistid, nad teavad, mida nad teevad, on ju. Ja ma sain nii palju infot sealt ja mis on kõige olulisem, mis ma ütleks selle konsultatsiooni kohta, on see, et pildistage reaalselt üles oma koduhooldused ja asjad, sest et tegelikult see koduhooldus näiteks minu puhul oli väga mittetoetav. Nagu, sest et keegi oli mulle kõik midagi olid soovitanud kuskilt ilusalongist, keegi, see on hea, lihtsalt mine sinna, pildista ülesse, kui on vaja teha muudatusi, siis nagu sulle öeldakse, mida sa võtad. Just. Sest et ülitähtis on ka see, et sa nagu, mis sa räägisid nendest toodetest, vaata, et nagu back to the basics, et ülipaljud teevad üle, kui neil tekib probleem, sest et siis on see, et oh my god, mul on vaja seda ja see reklaam ja uus kõige parem asi ja siis on nagu ei chill, vaata, et tavaliselt sellega teeb rohkem kahju, mitte kasu, vaata, et piisab lihtsalt sellest, et sul on kerge puhastusvahend, on ju, sul on mingisugune niisutav kreem, mis on mõeldud sinu nahatüübile ja sul on näiteks mingi raviasi, on ju, kas siis mingi retinoidhappe, on ju, ja päiksekreem ja that's it, nagu, mis puudutab nagu suht sükest nahahooldust, vaata kodust. Nagu see ei pea olema mingi 10-astmeline rutiin, on ju, sest et tavaliselt siis on sul suurem šanss, et seal on mingi kas asi, mille vastu kas sa oled allergiline või see on lihtsalt kuidagi ärritav su nahale, kas tummistab sind kuidagi, mis iganes, et noh, jah. See on mega mõnus, mida sina oled mulle kokku pannud. Ma pean nii vähe tegema ja see on ainukene asi, mida ma nagu tahan. Et kui ma lähen, siis ma käin, ma ei pea ise mõtlema ja ma ei pea hakkama seal mingi meenutama, kuhu, mida panna, mis järjekorras, et see on mingi nii lihtne lihtsalt see
nagu see asi, mis ma hommikuti ja õhtuti teen, et see on väga-väga-väga mõnus. Nii et kasutage seda, see tuli väga hästi siit välja. Õige, meil on spetsialistid olemas praegu siin. Ühesõnaga siis toit, spetsialistid ja koduhooldus äkki või? Ja ütleme nüüd koduhooldus ka, et need on ka asjad, vaata, mida sa saad ikkagist nagu alustada võib-olla nagu tõesti nagu nende esimeste sammudena. Aga jah, selles suhtes, et mida ma võib-olla tahaks natukene võib-olla fookus tuua inimestele, kes nagu teavad võib-olla juba seda kõike. Noh, et ma tean, et ma pean tervislikult toituma ja ma tean, et ma pean mingi skincare'i kasutama ja ma tean blablabla. Sa võid kõik õigesti teha. Sa võib-olla teed ise endale, no Nara Smith mingi teed endale scratch'is toituna. Noh, selles mõttes, et ja sul ei lähe paremaks enne, kui sa ei addressi, mis on sinu see põhiline probleem. Kus see tuleb? Näiteks mul põhiline üks probleemidest ka tegelikult, mis on võib-olla see juur, on stress, ärevus, stressi nii-öelda siis managimine. Ehk siis isegi kui ma toitun ülihästi, käin trennis, noh, teen kõik, käin happehooldustes, mu näorutiin on ka korras, on ju. Aga kui ma nüüd 24/7 räigelt stressan või käin näiteks, mul oli öövahetustega töö, on ju, ülistressi rohke, no siis ongi väga võimalik, et nagu sa saad mingil määral paremaks, aga sa ei saa sellest probleemist nagu lahti, et sa pead leidma, mis on sinu jaoks see põhiline asi ja kuulama oma keha ja siis selles suhtes tegema selle otsuse, et kuidas sa nüüd hakkad seda selles suhtes lahendama, et variant on ju palju. Noh, ma ei saa kõigile öelda, et minge joogasse või minge pilatesesse, tulge formasse, see on muidugi väga rahustav. Siin on väga mõnus, tean omast kogemusest. Aga õigus. Stressi maandab. Just, igal inimesel on nagu see oma thing, mis ka leevendab seda, et näiteks, kui ma alguses selle aknateemaga tegin, siis ma öeldi, et jõusaali eriti ei oleks hea idee teha, et tõstab mingi testosterooni, on ju. Siis ma nagu mingi jõusaal on ainukesi, mis mul seda stressi langetab, et ma arvan, et see nagu outweigh selle nii-öelda, et isegi kui ma mingit teen räigelt rõudrini, et äkki natuke testosteroon tõuseb, aga jah, vot. Ma ei teagi. Tegelikult on raudselt veel midagi tahaks rääkida. No kindlasti on, sest see teema on nagu nii lai, aga põhiasi, mis mul praegult on tunne, mida ma tuletan endale kogu aeg meelde, sest et minu ikkagi veel tegelen raviga, on ju. Ma ei ole lõpusirgel. On ikkagi see, et nagu see ei lähe korda kuu ajaga. See ei lähe korda 2 kuuga. Et see tegelikult võtab aega. Kindlasti. Ja seal on tõusud ja mõõnad, sest et nagu sinu juures käimisel happe koorimiste vahel mul on läinud ka vahepeal väga hulluks, mis on normaalne. Kui see on mul olnud aastaid, et ta jama hakkab sealt üles tulema, pluss kõik mingid uued tooted ja asjad, versus kus nüüd on ta nagu jälle nagu rahulikum. Ma käisin sinu juures viimati, ma isegi tundnud, et mul oleks valus see happekoorimine enam, ma tunnen mu nägu või nahk on reaalselt nagu tugevam, mul ei valuta niimoodi nagu nahk. Sest sinu nahaga oligi see põhiteema, et on vaja seda barjääri tugevdada, ja see võtabki aega, vaata, et me võime küll loota, et paari korraga võib-olla juba äkki on ju, aga iga nahk on erinev, et see, kui kiiresti mingi asi korda läheb, see sõltub, kui sügav see probleem on, kui nii-öelda ongi, kui palju sul võib-olla seda aknet seal nahal võib-olla peidus juba oli, on ju. Sest et alguses lähebki hullemaks, need tulevad pinnale, see tuleb välja, see peab kuskile minema, on ju. Ja siis see tundubki inimestel natuke see võib-olla ahastusmoment, et oh my god. Miks ma tegelema hakkasin sellega appi. Ja, et mingi issand, mis juhtub, et usaldage oma spetsialisti, kuulake, mis ta ütleb. Nagu tavaliselt ikkagist ma tahaks loota, et spetsialistid räägivad seda, et see asi toimub, et see on normaalne. Aga nagu näha, siis pärast langeb see alla tagasi ja selles suhtes siis toimub see paranemine juba kiiremini. Et selles suhtes küll. Ja kindlasti, kui on veel tegu vaata nende beebipillide pealt maha tulemisega või siukse murega, on ju.
eriti kui inimesed võtsid need beebipille aastaid, sa ei saa loota, sa aastaid rikkusid oma keha, sa ei saa loota, et see asi kaob nüüd nagu kas või 3 kuuga ära, on ju. Ta võib olla, kui sa teed kõik õigesti 3 kuud, siis ta võib-olla hakkab minema paremaks. Point on see, aga pead pushima sealt läbi ja selles suhtes, et aga ma tahaks nagu kõigile võib-olla öelda, et see läheb paremaks. Et me räägime siin küll, et oi, on ju. Ei, no me ei räägi, ma ütlen seda 4. korda, suu nägu peegeldab vastu mulle, nagu ma ei tee nalja, see peegeldab vastu, seega see läheb paremaks, nagu sellepärast ma sind kutsusingi siia, sest et ma käin sinu juures, mitte nagu järjekordse spetsialisti juures, kes ütleb, et nii läheb paremaks, vaid ma käin sinu juures, sest et sa oled selle endalt välja saanud, sul on olnud see sama probleem ja see on see, miks ma usun ka sinusse kõige rohkem, on ju. Just. Mida lõpetuseks veel öelda peale selle, et armsa Laine te leiate Confido esteetika kliinikust, et te kasutate kindlasti formakoodi, et see raisku ei läheks ja kindlasti mina jätkan oma loo jagamist niikuinii kogu aeg sotsiaalmeedias, te näete Lainet niikuinii, kui ma jälle sinna kabinetti lähen, on ju. Nüüd sa oled juba harjunud, sa pead isegi tulema podcasti rääkima, vaata. Nüüd ma võin iga kord kaamera välja võtta, seal niimoodi, et ütle midagi, mis me täna tegime. Ja. Ei, tavai, see oleks üli nice. Et sa oled juba harjunud, vaata. Sa tead, et ma tuleb mingi kaameraga kohale, mikriga kohale, vaata. Ma võtan oma tiimi kaasa. Ja, see oleks parim. Kabinetti. Mis siin toimub, ega keegi imesta, mis ma välja mõtlen. Lõpetussõnad, jah? Võib-olla inimestele, et olge lahkemad, õppige ütlema ei, sest et alla surutud tunded, ma ütleks, on võib-olla üks suurimaid ka nagu seda allikaid, vaata. Kuskilt peab ju välja tulema see. Ja, et öelge inimestele ei, öelge töökohtadele ei, öelge, ma ei tea, situatsioonidele ei, kus te ei taha olla. Tehke seda, mis te tunnete, et on teie arust oluline ja tähtis ja vajalik. Ja lihtsalt andestage natukene ka iseendale ka ja nagu kui sul on see mure ja sa näed sellega vaeva, nagu give yourself some credit, vaata. Et nagu sa saad hakkama, you'll get there, vaata. Aga proovi võtta nii rahulikult kui võimalik, et ära mine hommikul sinna peegli ette ära vahi ja ära tee ennast maha, vaata. Et sa näed vaeva ja sa oled tubli ja see läheb paremaks. Vot. See on väga ilus lõpetussõna. Ma arvan, et me võime sellega lõpetada. Mul on nii hea meel, et sa tulid. Ja siis me näeme happekoorimises, sest ma olen ikka veel seal. Nii põnev kutsu mind tagasi siis ükskord siia. Tahaks veel rääkida. Aitäh sulle, kallis. Ja aitäh sulle. Aitäh ja kohtume happekoorimises.